Tähendusloome toimub igapäevaelu juures ja rääkides igapäevastest asjadest, mis on olulised meile endile. Semioos on igal pool, isegi kui me turunduses teeme teadlikult või mitteteadlikult valikuid. Järgnev intervjuu keskendub, kuidas semioos on loomulik protsess meie mitteteadliku või teadliku tegevuse juures. Intervjuu raamiks on loengute süsteem, märk, mudel, lugu ja kultuur. Intervjuu keskendub mudeli ja loo tasandile, ehk kus algus ja kohe tegutsemine on olulisemad kui läbimõtlemine. Head kuulamist! Turundusmärgid. Tere, mina olen Sven Anderson ja täna ma räägin Andres Jäägeri ja Märt Koigiga. Tere! Tervist! Räägime lähemalt teie taskuhäälingust ehk Võhkarite taskuhäälingust. Palun rääkige kuulajale, mis on Võhkarite taskuhääling? Andres, sina teed podcast'e. Kuidas sina kirjeldaksid meie podcast'i? Ma pigem mõtlen selle peale, mis ma nagu mõtlesin, kui ma Mardile kirjutasin, et hakkan podcast tegema, et oleks vaja sellist päevakajalist podcast'i või täna ma tahaksin teha päevakajaliste teemadega podcast'i. Ja siis ma kirjutasin Märdile, et davai. Ja Märt oligi nõus, mis oli nagu minu jaoks hästi suur kompliment selles mõttes. Ta räägib nagu ma oleksin ei. Et jah, ma ei tea, kõrvalt nagu nii palju, kui ma oskan seda asja nagu kõrvalt hinnata, siis võib-olla see Võhkarite taskuhääling on selline kindlasti ma olen enda ja kõigi aus reeglina, et ta on liberaalsele poolele kaldu olev podcast, mis tegeleb läbi selle mõtteprisma analüüsimisega, kõige sellega, mis meil nagu toimub nii-öelda päevakajaliselt põhimõtteliselt. Et see on siukene, ma tahaks, et see oleks see on podcast, aga seal on neid kihte kuidagi nagu rohkem. Aga mõni näide, millest te olete juba praegust nagu mitme aja jooksul juba rääkinud, nii lähemalt siis ütleme Patreonis kui ka ilma Patreonita, sest ma kuulan ise neid ka. Yeah. No siin on võib-olla missugused asjad, kindlasti on igasugune poliitika kommenteerimine. Ma arvan seda, et üks asi, mis ka mind kõige rohkem nagu, minus on tekkinud siuke kasvav huvi poliitika suunas, aga ma arvan seda, et Võhkarid on üks tänuväärne töö, mis me tegime, oli see, et me ikkagi kohalike omavalitsuste valimisel ikkagi väga elavalt elasime kaasa nagu sellele, et tegime siin, ennustasime, et kui palju keegi saab hääli ja kõik siukest asja. Või siis meie vaieldamatu lemmikinimene on Malle Pärn, kes on konservatiivne mõtleja. Ma kasutan seda sõna mõtleja nüüd väga kergekäeliselt siin kohal, kelle kirjutasime ja põhimõtteliselt analüüsime ja kommenteerime, sellepärast, et tihtipeale tuleb miks me seda teeme on see, et mulle tundub, et sellel inimesel on kadunud teatav reaalsustaju ja ka enesekriitika ja nagu kuidagi selline oskus aru saada, et ta kirjutab lauseid, mis käivad nii konservatiivide kui ka liberaalide kohta, aga ta ei saa sellest ise aru. Ja see on ühe külge pealt naljakas, aga samas nagu kurb. Ma arvan, et võib-olla need on kõige markantsemad näited. On sul midagi? Minu see mõte on lihtsalt selles, et meil see Võhkarid on muutunud hästi kõvasti sellest, mida ma alguses tahtsin tegema hakata või mida ma mõtlesin, et me hakkame tegema ja siis kuhu me nagu jõudnud oleme, et minu arvates seda poliitilist osa on jäänud nagu vähemaks ja on sisse tulnud sellist nagu kõike huvitavat, mis ajakirjandusest ja kuskil podcastist leidnud oleme, et selles mõttes on nagu, ta ei ole enam, minu arvates on nagu muutunud selles mõttes nagu pullimaks, lõbusamaks ja kuidagi nagu ja siis tulid juurde kõik uhuud, eks ole, et see koroonaaeg oli ideaalne aeg selles mõttes, et kui uhuud kõik nagu tulid maalt välja, eks ole, kõik tulid nagu korraga muda seest välja ja siis ükshaaval hakata nagu nendega tegelema ja pöörata tähelepanu sellele rumalusele, et mulle meeldib nagu see osa võib-olla isegi rohkem kui see poliitika osa, et kui oleks rohkem uhuusid, siis ma oleks õnnelikum sellele. Aga mille põhjal te valite oma ütleme tegelasi või neid saate osasid välja?
no üldiselt minul on nagu niimoodi, et need harvad korrad, kus kohas ma jõuan mingi URL-i kopeerida ja lähen seda dokumenti panema, siis ma näen, et Andres on seal juba sinna pannud. Aga üldiselt, mis nagu mind käivitab, on nagu see, et kus tahaks, kus ma enda misi nagu ütlen näiteks sõna appi või midagi sellist, et ma mõtlen, et mis asi võiks nüüd näiteks lähipäevil oli nüüd see väga hea näide, millest me ei ole rääkinud, võib-olla me räägime, mismoodi Eesti Kaitsepolitsei uurib siis Gert Kingo kuluhüvitiste asju ja mismoodi ajakirjanik läheb tema käest seda Riigikogus küsima ja siis ta küsib, et tekib küsimus, et te olete ju kapo komisjonis ise, et kas see ei tähendab nüüd seda, et te peaksite sealt tagasi astuma, mille peale Kingo siis käivitab, kas nüüd ajakirjanik otsustab, mis tööd mina pean tegema. Mis on nagu see, et tahaks nagu appi karjuda, et ei, see oli küsimus, et see on eetika kohta küsimus. Et nagu sellised juhtumid nagu minu jaoks või siis Andresel on, ma ei tea, kus kuradi kohas Andres käib. Ta leiab üles, tal on ilmselt mingi kompass tekkinud, et ta leiab üles mingisuguse artikli, mis räägib sellest, kuidas puhastada mingisuguseid energiaid, mida saab teha niimoodi, et sa visualiseerid roosi ja siis ma nagu loen ja mõtlen, et ma ei tea, kuidas me sellest räägime ja need on ühed parimad osad, sest et see on nii absurdne, me saame seal mõlemad naerda ja saab vaataja naerda ja kuulaja, et ma ei tea, kuidas sa valid need hulle, ma ei saa aru. Appi on hea nagu kirjeldus kogu selle asjale. Minule just meeldis see, et see viimane oli Eesti Ekspressis oli see Jüri Lina artikkel, et ma armastan selliseid artikleid, kus on keegi ajakirjanik läheb mingisugusele segase inimese mingisugusele koosolekule või mingile, mis iganes shows on, nagu oli Ants Rootslase mingisugune show või oli nüüd see Jüri Lina oma, ja siis sa loed seda, see ei ole reaalne. Kohe dokumenti ja siis mul on mingid kindlad inimesed, keda ma Facebookis nagu, vanasti oli stalkima, mina ütlen, et ma teen ajakirjaniku tööd, et mul on mingid kindlad inimesed, keda ma jälgin Facebookis ja vaatan, mis nemad kirjutavad, sellepärast, et sealt tuleb kulda ja samamoodi on Instagramis mingid inimesed, eks ole, pluss siis kõik see, mis tuleb nagu otse siis nagu peavoolumeediast, pluss kõik alternatiiv asjad alates Telegrami ja Objektiivi ja uutest uudistest, et ma jään neil ka silma peal kogu aeg selles mõttes, et nii kui midagi huvitavat on, aga on ka mõnikord selline saade on, mõtled, üks päev on aega saateni. Mitte midagi, nothing. Siin ei ole mitte midagi toimunud viimase nädala jooksul, et siis õnneks on mingisugused vanemad asjad, mis on sinna alles jäänud ja siis saab ju mõnikord need vanemad asjad, mis ei ole jõudnud saatesse, mängivad üli hästi välja just, et täpselt nüüd ongi see hetk, siis me lihtsalt naerame kaks segast lihtsalt sellele, kuivõrd pull see asi on, millest me parasjagu räägime. Jah, et meil ongi tegelikult, meil on teemade arv on olemas, ütleme, et näiteks 10 teemat on, me jõuame saates näiteks 8 läbi võtta, siis 2 tükki jäävad dokumenti alles ja siis vajadusel saab need alati tagataskust nagu välja võtta, et siuke. Aga millest ei ole nõus rääkima oma taskuhäälingus? Ütleme nii eetika aspektist või siis see oli pull küsimus, ma lugesin neid küsimusi ja see oli kõige suurem minu jaoks nagu küsimus, et huvitav, mis asi see on, millest me ei oleks nõus rääkima. Fuck, ma ei tea. Minul vist selliseid piire ei ole. Äkki sul on mingi isiklikud asjad äkki? Ja ma just tahtsin öelda, mingid väga isiklikud asjad, et võib-olla enda eraelust nagu otseselt rääkima ei hakka, kuigi ma olen oma eraeluga suhteliselt nagu avatud inimene ikkagi, aga et mingid sellised detaile, ma muidugi väga detailidesse nagu ei saa minna nagu selles mõttes, et mis on nagu enda turvalisuse mõttes, ma oma aadressist ei räägiks, eks ole, või ma olen hästi ümmarguselt rääkinud alati sellest, kus ma elan või ja nagu seda. Aga teemad, millest ma mõtlen, et kui rääkida sellises, mida võib-olla avalikkuse ees nagu kõlbab rääkida, millest ei räägi. Ma arvan, et üksi pulgi mina ei tahaks rääkida võib-olla asjades, millest ma tegelikult nagu ei tea, mis on nagu naljakas, sest et me oleme võhkarid ja me räägime asjadest, millest ma justkui ei tea, aga nagu võib-olla mina ei tahaks nagu väga sügavuti minna ja rääkida võib-olla religioonist, sellepärast, et seal on nii palju komistuskivisid, mida võib-olla ja ma ei taha ennast panna sellesse olukorda, et võib-olla see on üks selline asi. Aga pealiskaudselt samas võib-olla küll jah, et nagu selles mõttes, kui on ikkagi keegi teeb midagi, mis on ühiskonna nagu üldise ühiskonna silmis nagu väga negatiivne ja temal on religioosne vabandus, loomulikult me räägime sellest, aga et nagu täna me räägime nüüd islamist, et see on, või kristlusest, see on asi, mida mina arvan, et me ei tee. Mina ei tahaks rääkida sellest, mis mind ei huvita.
ja see on nagu kõige suurem probleem, et meil on saanud kriitikat sellest mõnikord, et miks te räägi sellest teemast, see on praegu kõige olulisem või miks te räägi sellest ajast. Näiteks, tegelikult tuli üks asi, sõda. Laias laastus me ei räägi sõjast, sest et näiteks see sõda ümbritseb meid nagu praegu siin seal Ukraina olukorra kogu aeg, aga ma ei kavatseks elu sees minna mingi Aafrika sõja mingi asjast millegist rääkima. Esiteks, selles mõttes mind ei huvita see, ma ei ole selle asja sees nagu nii sügavalt. Teeks kuidagi, ma ei tea, sõda ei ole nagu teema, mis mind kuidagi käivitab, äkki on õige sõna. Kuigi selles mõttes see käivitab, ma ei taha, et valesti mõistaks, mis Ukraina sõda, see käivitab mind väga. Aga on millegid asjad, millest nagu räägitakse väga palju ja see ei ole nagu see võhkarite teema vähemalt mitte. Jah, sest me ju tegime isegi kokkuleppe, et me nagu ei räägi sellest, kuigi jah, loomulikult väga võimatu on seda ignoreerida, sellepärast siin on nagu kaks aspekti. Üks on nagu see, et see on nii suur elevant on toas ja teine variant on see, et huvitav, nad ei räägi sõjas, huvitav, kas nad on Kremli-meelsed või? Et siin on nagu ja see nagu, see on küll nagu pool naljaga öeldud, aga eks siin on ka nagu tõepõhi taga, et huvitav, nad ei räägi sellest. Aga et me tegime niisuguse kokkuleppe küll, et me nagu väga sügavuti, me ei hakka sellest rääkima, sellepärast et ja siis hakkasime rääkima. Ja siis hakkasime natukene rääkima, aga põhimõtteliselt, et me nagu hästi põgusalt, hästi õrnalt puudutame seda aeg-ajalt. Me ei taha nagu rääkida, sest et me räägiks mitu saadet täis seda esiteks. Ja teine asi on see ka, et kuna sõjategevus praegusel hetkel käib, siis seal on nii palju niisugust breaking news momenti kogu aeg, mis võib tähendada seda, et see informatsioon, mille alusel me teeme saate, see võib-olla on juba järgmiseks saateks juba topelt vale nagu. Et siin on nagu, et see on nagu suhteliselt suur risk, et sõda on jah selline asi. Ja siis millest me ei räägi, on ilmselt teised sõjakolded, mida meile meelde tuletatakse, et Ukrainas on sõda, aga seal Jeemenis ka pommitatakse. Ja siis meil on nagu see, jah, aga me peame aru saama, et me oleme Euroopa kontekstis, eriti kui me räägime, et siis tegelikult nagu see Ukraina sõda on väga oluline Euroopa jaoks, et ma ei ütle, et Jeemenis pommitamine on nüüd mingisugune nagu suva asi, aga kõikidel asjadel on prioriteedid meie elus, et nagu see pluss minu kõige parem argument on see, et aga meie oleme saatetoimetajad, meie räägime sellest, millest me tahame rääkida. Ma ei tea sellest mitte midagi, mis toimub seal kuskil Jeemenis. Ja kui ma ei tea ja hakkan sellest rääkima, siis ma olen ju loll ju. Aga ta ikkagi, mõnes võhkarid ikkagi on muutunud järjest meelelahutuslikumaks selles mõttes, et siin võib-olla need tõsiseid teemasid on läinud vähemaks tegelikult, vaid ikkagi me leiame need lõbusad osad sellest mõnest tõsisest teemast üle, et on mõned artiklid võib-olla, mis ongi nagu niivõrd fucked up, eks ole, nagu mingisugune, ma ei tea, perverdis fotograaf, eks ole, see, et aga me suudame ka sellele nagu ikkagi nagu mingisuguse nagu fun'i juurde nagu leiutada. See on kole asi, mida öelda fun'i, aga jah, et me nagu üritame kuidagi, see on see lightheartedness, et nagu oleks... Et me mõistame hukka nagu selliseid asju ja siis läbi huumoriga päris palju. Aga teil ju on võhkarites siiski põhiosa, vähemalt minu vaatenurgast on argumenteerimine, mida te teete läbivalt iga teema puhul. Mis võib öelda, et meelelahutuskontekstis on tegu nagu infotainmentiga. Et sa nagu annad infot ja samas meelelahutuslikul moel nagu National Geographic või midagi muud. Ja siit tulebki mul selline mõttearendus, et kas mõningad teemad on teie jaoks ka kaalutusel olnud puhtalt turunduslikel põhjustel või turundusest lähtuvalt? Minul ei ole, aga mul on tunne, et sul vahepeal on, et kui ma panen mingi asja, siis sa nagu vahepeal vaatad, viitsi, aga samas see võiks tuua nagu kuulamisi. Äkki ma eksin? Mõne palja porgandi teemadega vanasti oli. Ei eksi, sellepärast, et mis me kardile pani suht tugevalt oli, kõigepealt oli paljas porgand ja siis sealt edasi vana hea see Justin McNairn ja Triinu-Liis. Et need olid väga tugevad teemad, küll aga tuleb tunnistada, et see on nagu ette teada, et kui me nendest räägime, siis tuleb ilmselt rohkem kuulamisi, aga peamine käivitaja oli teema alati. Et see, et mingi asi toob meile kuulamisi, see on tavaliselt on see teisejärguline. Et see on see, et see on põnev teema, sellest on rääkida küll, pluss see toob seda. Ega alati ei tea ka, meil on ikka mõni saade, mis on nagu ülihea ja on jäänud täiesti tähelepanuta, sellepärast, et me ei ole suutnud võib-olla sellist pealkirja tuua, mis tegelikult see sisu on nagu kordes parem kui mõne mingisuguse palja porgandi asjaga. Turunduslikust aspektist on ju tegelikult see pealkirjastamine on jube tähtis asi. Ja kui minna nagu ajas tagasi ja vaadata meie esimeste saadete pealkirju, siis me üritasime lihtsalt panna märksõnad pealkirja, mis on Kivisaar ja Blackface ja see. Ja
see ei tööta. Lõpuks siis otsustasime nagu fannida, et kalambuuritseda natukene ja nüüd on tulnud igasuguseid huvitavaid pealkirjasid, millest ei saa, ma lõpetan lause, millest ei saa aru, miks läks populaarseks. Näiteks saade nimega Pumps Malle Raam. Et Märt tegi pealkirja, et paneme Malle Raam, et nagu algab Malle Pärnaga, lõpeb, et see on Malle Raam. Ja siis Malle Raam, Pumps Malle Raam, Pumps Malle Raam. Märt, aja küll, kuidagi suusi ära rääkima, panime Pumps Malle Raam. Ja mingil põhjusel seda saadet kuulatakse rohkem kui mõnda nagu päris pealkirjaga saadet. Nagu. Mõtle see nüüd välja. Päris pealkiri. Üritanud välja mõelda, milles see nagu teema on, miks see nagu toimis. Kui täpselt või ütleme siis, et kui teadlikult oma turundust üldse läbi mõtlete. Praegust ma saan aru, et see on nagu jooksev tegevus läbi arengu olnud või ma saan valesti aru? Ta on olnud minu arust küll jooksev, ma ei vaidleks sellele vastu. Ja tahaks öelda, et me ei ole väga head turundajad. Ei ole, jaa. Andres on parem turundaja kui mina kohe kindlasti. Aga probleem on selles, et Andresel on vähem võib-olla siis seda influentsi kui Märdil. Et kuidagi, me ei ole nagu kunagi see turunduse peale mõelnud, meil on ikkagi see, et me teeme saadet, meil on nagu fun, on ju, et ei ole kellegile maksnud influencerile, et kuule, pane nüüd meie podcast või ostnud mingit AdSpace'i või midagi sellist ka. Jah, meil ei ole tõesti, meil on mitte ühtegi sponsorit reklaami teinud. See on päris huvitav tegelikult. Et iseenesest see on asi, mida ühel hetkel tõenäoliselt võib-olla me teeme. Aga mina olen selles mõttes, mina olen täielik autist selle koha pealt, et mul on niimoodi, et ma teen saate ära, panen üles, lahe, vaatan vahepeal palju on vaatamisi, mõtlen, lahe ja siis 2 nädala pärast mõtlen, et tegelikult oleks võinud ju Instagramis ja story ka teha ju, aga ei teinud. Ja. Et see on mul olnud igasuguste erinevate asjadega, mida ma olen teinud, mul on olnud see sama probleem, et ma kuidagi ma ei oska turundada. Ma ei mõtle ette neid asju. Aga kasu on tulnud küll sellest, kui leiab mõni inimene, kellel on väga suur platvorm ja siis nagu jagab meie saadet näiteks, et meil juhtus selline asi, oligi Palja Porgandi saatega, et kuulas üks inimene, kes tegelikult selle sama artikli kirjutas, talle väga meeldisid meie mõtted, ta jagas seda ja boom, nagu sealt tuli kohe nagu juurde, et tuli mingi teine kontingent, kes leidis kohe Võhkõrdes, okei, cool. Mõnes mõttes see on niisugune nagu marketingu mõttes on see nagu tore, et see on nagu täiesti word of mouth nii-öelda, et siis läheb nagu ainult, kogu levik on orgaaniline, et nagu seal on nagu tore aspekt juures, aga ma ei tea, et kas see on nagu vajalik, et minu arust alati võib turundada ka ennast. Levik on aeglasem, ma arvan lihtsalt. Jah, ma arvan seda küll. Ja. Aga kuidas te mõistate turundust? Turundus võib mitmeid asju tähendada, sellepärast ma küsingi täpsustada, et kuidas te mõistate üldse turundust, mis turundus on? Mis teie jaoks on nagu turundus? Ega teadlik tegevus millegi nagu propageerimiseks äkki või? Propageerimiseks, reklaamimiseks siis nagu. Mina arvan niimoodi ja seda me ju tegelikult ei tee lihtsalt. Jah, just. Ja see siis juba kätkeb seda ka, et mitte ainult see, mida me väljaspool saadet teeme saate levikuks, aga turunduse alla ikkagi lähevad siis juba ka teemavalikud. Et ma arvan, et ikkagi KOV-valimiste ajal KOV-valimistest rääkimine on teatud mõttes turundus või panna pealkirja jälle sisse mingisugune kuulsam nimi, et see on turundus, aga ei ole mitte kunagi meil olnud minu arust sihipärane tegevus. Täiesti sihipäratud tüübid. Selles mõttes küll, et me oleme lihtsalt, paneme puusalt ja tundub, et läheb hästi siiamaani. See võib olla teie põhinüanss. See ongi nagu turundus, mis moodustub läbi kulgemise põhimõtteliselt. Et ei teegi seda, ei olegi vaja nagu strateegilist turundust sellises massimeedia tähendusest teha, vaid turundus ise tekibki ja sellest saabki nagu teie strateegiline, ütleme nagu selle plusspunkt. Aga kui räägime nagu brändist või turundusest lähemalt, siis kas olete mõelnud endast kui persooni brändist? Muidugi sellel sõnal on muidugi mitu tähendust, et mida persooni brändi all muidugi mõelda, aga ma ei tea, ma arvan, et siin võib olla, et ma olen nagu mõelnud selle peale, et ikkagi peaks vist Twitteri nagu biosse lisama, et Võhkar ka. Ja siis, kui kellelgi tekib küsimus, siis on, aga näe palun, ma teen niisugust asja ka. Et nagu osa sellest kindlasti, sest et see tegelikult see on minu jaoks väga nagu tähtis küsimus, et ma mäletan, kui ma teatrikoolis veel käisin, siis ma kuidagi tabasin ennast ühel hetkel nagu sellelt mõttelt,
ma ei tahaks, et ma oleksin see inimene, kelle puhul räägitakse, et Märt Koik ja siis on, oota, kes see on? Märt Koik, see näitleja või see YouTuber või see. Või ma tahaksin jõuda nagu sellesse staatusesse, et kui keegi ütleb Märt Koik, siis on, okei, jah, et kohe teatakse, et mul ei ole vaja lisada mingisuguseid silte juurde, vaid minu nimi ütleb kõik ära. Mulle tundub, et praegusel hetkel mul on see õnnestunud, et minu nimest on mõnes mõttes saanud ikkagi nagu bränd ja tegelikult ma ei tea, kõrvalt vaatan nii palju, kui ma suudan, siis mul on tunne, et Andres on samamoodi, et kui on Andreas Jääger, siis on see see Võhkrid ja see on see, et see ja siis sealt tuleb kas laav või sealt tuleb heit, et siuke. Ma ei tea, kuidas sina ise tunned? Mina tunnen seda, et mul oli võib-olla nagu selline personaalne bränd, kui ma tegelesin fitnessiga, et siis ma kuidagi nagu jõudsin kuhugile ja ma nagu kas või juba Instagramis või kuskil ja mul tekkisid mingisugused inimesed, kes mind jälgivad ja teavad, kes ma olen. Andreas on see, kes võistleb, eks ole, kes iganes teeb men's fitnessit või mida iganes men's fysiiki. Aga siis, kui ma hakkasin nagu podcast tegema, siis minust see grupp kadus nagu tagant ära, mis minust selle podcasterina oli ikkagi päris raske on üles ehitada uuesti enda brändi. Et ma arvan, et ma praegu ei ole bränd ja mina olen just see, kes ennast alati on defineerinud kellegina. Kui vanasti ma olin võistlev kulturist, eks ole, siis nüüd minul on ka bios kirjas podcaster. Et mulle meeldib, et mind teatakse kui podcasterina, sest et mul ei ole tegelikult hetkel mitte mingisugust muud väljendusviisi. Sinul on neid erinevaid, sa oled teinud nagu rohkem. Sa oled rohkem olnud nagu silma all inimestel Eestis ja kus iganes, eks ole. Et selles mõttes ma arvan, et Märdil on rohkem seda personaalbrändi ja ta on nagu tuntum. Aga mulle meeldib see, et kuna sa ei ole esimene, kes meiega asju ajab niimoodi, et meil Kertu Kirjanen tegi ka nagu hakkas uurima, nagu, kuidas on Võhkarite kuulajad ja mis inimesed arvavad sellest, et ka teeb mingisugust siukest teemat. Ja siis oli minu jaoks hästi huvitav, pull oligi nagu lugeda seda, et ikkagi nagu, et hästi palju mainitakse seda meievahelist keemiat, ikkagi Võhkareid võetakse kui nagu meie projekti, et mul oli hirm selles suhtes, et mulle ei meeldiks seal, ma olen võib-olla liiga suure egoga selles mõttes, ma ei tahaks olla, et see on see Märt Koigi podcast, Märt Koik ja too teine vend, vaata. Ja just, ma olen jumala nõus sellega. Et seda, et ma ei tahaks olla see ja selles mõttes on ikkagi nagu suure isiksuse kõrval nagu koos temaga saadet teha. See oleks võinud juhtuda. Ma ei tea, kas on juhtunud, ma ei tea, mida inimesed mõtlevad, kui Võhkarid kuulavad, eks ole, aga ma tahaksin nagu mõelda, et ikka Võhkarid on nagu puhtalt meie teema nagu selles mõttes. Aga kui te nüüd reflekteerite, sest see on sisuliselt teie reflektsioon mõneti, et kui te analüüsite nagu iseenda kahe nagu Võhkarite suhtlust, kui te stuudios olete põhimõtteliselt ja lindistada Võhkareid, siis millised ohutegurid näiteks te panete tähele või võimalustegurid, ütleme, et see on nüüd positiivne, me tuleme koos nagu duona välja sealt. Kui te praegust nüüd mõtlete selle peale? Meil on üldiselt ikka nagu niimoodi need asjad, et kui me ikkagi saadet teeme, siis meil on üks dokument, me loeme selle mõlemad läbi, teeme märkmeid ja siis seal on nagu mingisugused kohad, meil on hästi harva on see, kus kohas meil vist, ma ei mäleta, kas see oli ühe kohtuniku teema juures, kus oli see, et Andres sai ühes kohtuniku öeldud tsitaadist natukene valesti aru. Ja siis ma varandasin teda saates, sest tavaliselt on niimoodi paar korda olen olnud, ma olen andnud talle mingi lisamõtte vist dokumendis, nagu kommentaaris olen kirjutanud, et vaata, seda võib ka selle külje alt vaadata. Aga meil ei ole kunagi olnud saates nagu minu arust nagu sellist momenti, kus kohas meil jookseks täielikult keemia kinni või et meil ei tule nagu mingi asi välja, et nagu siin on, et Andres on selles mõttes väga hea saadet teha, et ta tuleb kogu aeg kaasa, talle ise meeldib õudselt palju seda öelda, et ta on vahepeal kinni ja siis ta tuleb kaasa ja kõike seda, aga ta on selles mõttes nagu kõige paremas mõttes on ta prussakas, et ükskõik mis nagu saates ka ei juhtu, siis ta võtab kas või 20 sekki ja tuleb ja paneb neid vähe ei ole, et selles mõttes, et keemia koha pealt on meil Andresega kõik nagu super, et ma ei oleks tundnud küll ma ei ole kunagi vist saates tundnud, ma olen hädas olnud, et kurat, ma ei tea, kuidas nüüd siit lähme. Et minu arust on kõik väga hästi, ma ei tea. Nüüd on see koht, kus sa ütled, et Märdiga on väga raske teha saadet. Ei, aga siin tuleb jälle see minu enda võib-olla mingi ebakindlus peale, et mõnikord on mõned teemad, mille puhul Märt on fucking amazing. Ja siis on niimoodi, et meil on mingi teema, ja siis see peaks olema tegelikult selline kas arutlev või siis me arutame koos nagu ikka, aga mõnikord on niimoodi, et Märt räägib kõik need asjad ära pluss 300% veel, nagu, mida ma olen mõelnudki. Ja siis ongi niimoodi, et mul ei ole mitte midagi öelda, ma lihtsalt nii, tõesti amazing, vaata. Et see on mõnikord on selles mõttes nagu
veider on öelda, vahepeal tunnen ennast võib-olla mõnikord nagu rumalana, kui ma ei suuda nagu mingisugust muud mõtet lisada. Need hetk on hästi vähe. Aga Märdiga on selles mõttes, et hästi hea on teha. See on täpselt see, et ma tundsin puudust enda eelmises podcastis, mida ma tegin, et kui kogu aeg on vaja ise olla juht, üks hetk juhil tõmbab see nagu juhe kokku ära. Et siis see, kui sul on olemas teine inimene, kes selle hetkest välja aitab, see on nagu tohutu. See on nagu see, kuna Märt on ikkagi nii palju on laval, nii palju, ma kujutan, et ta on selliste situatsioonidega rohkem kokku puutunud. See on hästi suur asi minu jaoks, mis tähendab, et ma tunnen ennast turvaliselt. Kui ma olen Märdiga tegema Aparaadio laivi, eks ole, ma tunnen ennast turvaliselt ja kui mul korraks tõmbab juhtme kokku, eks ole, Märt teeb selle ise niimoodi, et keegi ei saa arugi, et mul juhe kokku jooksis. See on hästi lahe asi. Isegi mäletan, mis küsimus oli, aga ma ei tea, kuidas ma siia jõudsin praegu. Ei, siin on, kusjuures ja nüüd ongi, see on selline minul väike ülestunnistamise koht ka, et nagu tegelikult aeg-ajalt on mingi teema, mis tõmbab mind nagu väga-väga käima, eks ole. Ja siis ma hakkan rääkima, lähen kuskile süvitsi, räägin mingisugused probleemid ära, kõik, mida ma näen ja kõik. Siis ma vaatan Andreasele otsa. Andreas ütleb mulle, jah, mul ei ole midagi lisada. Siis ma tunnen ennast halvasti, sellepärast ma tunnen seda, et tal olid ju mingid mõtted, aga ma ütlesin need kogemata võib-olla ise välja. Ja siis on, et kurat, et tegelikult võib-olla natukene astusin varba peale. Ja nüüd, kui sa seda räägid, siis ongi, et tegelikult tihtipeale on mul ka selline tunne, et Märt rääkis jälle natuke liiga palju. Mida ma olen ka veel vahepeal märganud, kui ma saadet üle kuulan, on niimoodi, et vahepeal mul on tunne, et on hästi kahju, et meil ei ole kõrvaklappe kõrvas. Sellepärast, et mõnikord ma olen mingis oma jauramises, on ju, kellegi peale on pahane seal jauran, on ju. Märt ütleb mingi ägeda killu vahele. Ma ei pane seda tähele, sest ma jauran edasi ja siis ma pärast kuulen, et fuck, see oli kõige parem osa, mida Märt ütles. Ma oleks saanud kinni sealt võtta, ja sellest oleks edasi tulnud üliäge, on ju. Aga Märt ei ütle teist korda ka, kurat. Et vahepeal mõtled, kurat, miks sa ei ütle teist korda ka, seepärast, et mul läheb vahepeal kuidagi lihtsalt kõrvust mööda, kui ma olen kuskil mingi zoonis sees. Vaata. Ja, aga võib-olla see peabki nii olema. Aga need on nagu mingi ülihead killud mõnikord, mida ma ei pane tähele lihtsalt, kuna ma olen lihtsalt mauramises sees. Teie osades, kuigi te ise kutsutud neid haigushoogudeks, siis kas semiootika, kui õppeaine on turundussemioootika, siis natuke semiootikast lähemalt, et semiootikat võib öelda lihtsustatult, et see on niisugune märkide tähendusloome protsesside uurimine, et te olete päris palju rääkinud, Märt eriti on öeldud, et see tähendab seda või tähendus on selline, eriti kui te räägite seal poliitilistest teemadest ja Malle Pärnast ja siis tuleb see, et aga see ju ei tähenda seda näiteks, et see tähendab hoopis vastupidist, et kuidas teie jaoks tähenduse otsimine nii-öelda seal võhkarite kaudu on nagu, ütleme, oluline. Miks just see, kas see on nagu kujunenud, et see tähendusloome on seal saates tulnud esile? Ma arvan küll, jah, või eks seal on nagu see, et eks ma olen selle võib-olla ise natukene nagu vägisi sinna sisse toonud ka, et nagu minu jaoks on ühel hetkel nagu kõik see muutunud nagu tähtsaks, et inimesed räägivad, miks nad räägivad ja mis selle taga on. Et mul on millegi pärast ilma igasuguse lükketa kuskilt poolt on tekkinud huvi just nimelt selle peale, et kuidas me räägime, miks me räägime, retoorika vastu huvi ja siis ma ei ütleks kunagi, et minus on suur huvi semiootika vastu, aga me kõik tegeleme semiootikaga tegelikult kogu aeg. Et siis minu sellised võhkarlikud teadmised semiootikast, kuigi ma olen paar kursust ikkagi ülikoolist ka nagu läbinud küll siis etenduskunstide semiootika ja semiootika mingi algkursus ja siukse asja. Et see on minu jaoks ikkagi, jah, ma tunnen, et see on oluline, eriti kui ongi mingisuguses nii-öelda poliitilises kontekstis, kus kohas meil on, et inimesed lihtsalt jagavad meeme. Aga siis ühel hetkel vaatad seda meemi, saad aru, et et selle on postitunud krüptofašist, sellepärast, et sealt taga on näha, seal on see Black Sun logo, mis on nagu sügavalt antisemiitlik ja rassistlik. Ja siis läbi selliste asjade ja mulle meeldib nagu siukseid asju tähelepanu nendest ka nagu rääkida. Malle Pärna puhul on õnneks lihtne. Malle Pärn kasutab sõnu vales tähenduses, kuigi ta armastab eesti keelt väga. Et siin tuleb nagu siuke teine nüanss nagu minu jaoks sisse. Mina olen äkki kasvanud lihtsalt sellega kuidagi nüüd saate tegemise ajal olen hakanud nagu tähelepanu seda rohkem. Ja otsima tähendusi ja asju. Ja ma olen Andreast väga kiitnud oma livestreamides ka, mida ma teen võhkritest eraldi, et mismoodi, et mina tunnen seda, et Andreas on saate tegemise jooksul
üha paremini märkab mingisuguseid sõnumeid kuskil tekstides või asjades, et mul on selle üle ainult nagu hea meel. Ja ma ei tunne, et ma oleks seda õpetanud, ma tunnen lihtsalt seda, et nagu nende vestluste käigus need on lihtsalt, ta on ise aru saanud mingitest, et okei, seda võib selle küljelt ka näha ja kuidagi, et selles ma ei ole näost näkku öelnud, et nagu tubli, ma olen väga uhke. Üks viimaseid teemasid on konkurents. Kuidas te suhestute oma konkurentidega? Kas te olete üldse mõelnud, kes teie konkurendid on ja kuidas need nagu eristuvad teist positiivselt negatiivses väljas, ütleme nii? Ma arvan, et minul on jälle see olnud aja jooksul, et mingi hetk ma olen pidanud kõiki konkurentideks. Ma olen vaadanud tussisööjate numbreid ja kelle iganes numbreid ja vaadanud ja siis üks hetk ma saan aru, et aga meil ei olegi konkurente. Nagu selle žanri puhul meil ei ole konkurente. Me ei saa ennast võrrelda Samosti ja Sildami või olukorrast riigis või nendega, mis on nagu põhiehitused on ja point on sama, nad räägivad päevakajalisest teemadest, on ju. Aga see, nagu, mis meie sinna veel juurde lisame, eks ole. Et siis ma arvan, meil ei ole konkurente. Selles mõttes meil ei ole, jah. Mul on sama, või tähendab, ma olen poliitiliselt korrektsem, ma ütlen niimoodi, et ma ei ole hetkel meie konkurentidest teadlik. Et poliitiku vastus. Ei, meil ei ole konkurent. Aga et mul on täpselt samasugune tunne, jah. Et selles mõttes, et isegi kui numbreid võrrelda, et kui palju meil on kas patroone või kui palju meil on vaatamisi, et siis tuleb nagu aru saada sellest, et esiteks konkurents on minu jaoks alati nagu, ma kuidagi suhtun sellesse teistmoodi. Konkurents minu jaoks otseselt tähendab seda, ma kas võtan selle või selle. Mul on kahe vahel valida. Aga meil võib kuulata kõigepealt tussisööjaid, siis ta mõtleb, et ma olen vaimselt väga-väga terve, ma tahan, et see oleks vastupidi, kuulan ausaid mehi ja siis kuulan võhkareid ka. Et et kas see on otseselt konkurents? Tegelikult nagu jah, aga ma ei võta seda päris nii. Aga ma leian küll jah, et nišis ma ei ole teadlik, et keegi teine seda teeks ja ma ei ole mures ja ma ei ole sellele otseselt ka mõelnud. Kui huvitav oleks, kui tuleks mõni, kes hakkas täpselt samasugusest. Jah, just. Aga ma olen nagu mõelnud seda, et teeme nii kaua, kui me teeme ja siis kui me teeme hästi, siis inimesed tulevad ja kuulavad. Aga kui konkurentsi nagu nagu sa ise ütlesid ka, et konkurents võib väga laialt ka võtta, siis mida võiks õppida teistelt podcastidelt teie puhul? Mida te arvate ise, mida te tahaksid õppida teistelt podcastidelt? Ma olen tahtnud kohe alati olla keegi teine, selles mõttes, et kui ma kuulan, kohe selgitan, et kui ma kuulan mingeid asju, ma näen, ütleme, mõned inimesed mingisugust huumorisoont või mõne inimese tarkust või mingit seda või sõnakasutust või häält, alati mõtled, et kuidagi, või olen mõelnud päris tihti, et kuidagi, et kurat, see on nii äge ja see on nii äge ja see on nii äge. Aga alles võib-olla mõni aeg tagasi ma alles sain aru, et tegelikult võhkarid ongi need, kes nad on, seepärast need oleme need, kes oleme meie. Et tegelikult nagu ma ei tahaks võtta konkurentidelt, see ei ole võimalik võtta konkurentidelt, kui kaks inimest teevad, hoopis teised inimesed teevad. Kuidas me saame võtta nagu seda, ma ei tea, seda Ari käest, mis temal on Mikaliga või mis iganes nagu kelle käest, see ei ole tegelikult võimalik. Ma arvan, et see ei ole võimalik. Seega mina ei võtaks hetkel konkurentidelt midagi, aga kindlasti on konkurente, kellel on väga ägedaid külgi. Minul on nagu vastus on selline, kuidas ma ütlen, sässi vastus oleks see, et ma tahaks võib-olla seda meelekindlust, mis nagu mõnedes podcastides on, kus räägitakse asjadest, millest nad tegelikult ei tea mitte midagi. Aga meil on nagu mõnes mõttes eesmärk ikkagi mitte vist asjadest otseselt rääkida. Et teistelt, mina võtaks ainult seda, et mul oleks kogu aeg, nii, ma mõtlen läbi podcasti prismaga nagu turundamise mõttes kogu aeg. Et võib-olla see on asi, mida mina tahaks sealt üle võtta. Aga siis ma lähen jälle koju ja siis ma jälle ei tee. aga et üldiselt, mida nagu teistelt võtta, ma arvan, seda on midagi, mis meil praegu on olemas. Kui see peaks ära kaduma, siis ma võtaksin seda teistelt, alati mõtleksin selle peale, mis on see, et ikkagi tahe teha kogu aeg seda asja. Aga teise külje pealt, mida te mitte mingil juhul ei tahaks endale nagu omistada. Ma mõtlen nagu, sest podcast on erinev, nagu te välja tõite. Isegi kui nad ei ole konkurendid, siis te olete oma nagu haigushoogudest tegelikult midagi natuke käsitlenud, et niimoodi ei tohiks teha. Jah, ma ei tahaks mitte kunagi propageerida absoluutset tõde. Näiteks, see on küll üks asi. Ja mis on naljakas sellepärast, et inimestel on komme kuidagi tõlgendada aeg-ajalt meid kui absoluutsed levitajaid. Ja see on arusaadav probleem, sest et
ka näiteks Objektiivi võib samamoodi tõlgendada, et noh, nad räägivad objektiivsest tõest, muidugi neil on see asi natuke teises kontekstis, sest et nad ikkagi minu arust nagu räägivad absoluutsest tõest ka. Ja siis, kui keegi nende käest küsib, siis ei räägi, aga nende kõnemaneeris kõik see kuidagi joonistub niimoodi välja, et nii on õige, nii ei ole. Et noh, mina nagu tunnen seda, et elus on hästi palju varjundeid ja mingid asjad on rohkem õigemad kui teised, aga see kõik on üles ehitatud mul nagu sellele, et mul on alati olemas argument kuskil ilmselt, millega saab mind ümber veenda. Et noh, minul on hästi tugev, minu elufilosoofia on see, et kui mul on seisukoht, siis mul peab olema peas, et mis asi on see, mida ma pean kuulma, et ma mõtleksin ümber. Ja kui sul ei ole seda, sa ütled, sihukest argumenti ei ole olemas, siis sul suhtumine on dogmaatiline, religioosne ja see on rumal, et see ei ole okei. Et see absoluutse tõe asi on nagu mind nagu see nagu väga häirib tihti peale. Ja siis võib olla selline hästi lihtne asi, mis on nagu see, et ma ei tahaks elu sees propageerida mingisugust ravi alternatiivmeditsiini, millel puudu absoluutselt igasugune teaduslik põhi, olgu see kiropraktika, olgu see nõeleravi ja siis veel pöörasemad igasugused MMS-ide ja hõbevee joomine ja kõik sihukene, et see on asi, mida ma küll ei... Noh, ma ei teeks seda niikuinii, aga... No suurim hirm on see, kui ma oleksin tõesti nagu selles nagu ebateadlik või teadmatu, et nagu kui kuulad Varro Vooglaidu või kedagi, eks ole, siis tore, sa räägid iseendast. Sa lihtsalt räägid iseendast, aga sa nagu ei pane tähele, et sa teed ise propagandat ja kõike seda. Et kui ma jõuan sinna, siis on nagu kellad, et ma ei saa nagu aru, kes ma olen või mida ma teen või ma ei suuda nagu peeglisse vaadata, et ma olen ka asshole sometimes. Ja teine oligi täpselt see, mis Märt ütles ka, et ma võib-olla see kiropraktikaid ja neid nii palju ei noriks, aga ma kõik seda MMS-i joojad ja neid, et ma ei kutsuks eluses saate külalisi, kes selliseid propageerivad ja niimoodi, et see oleks nagu pluss vasturääkivus. See oleks kõige hullem, et kui ma oleks selline vend, kes ütleb ühe lause ära, siis teisega canceldab selle, siis ütleksin 3. lause, et tooksin tagasi ja 4. jälle canceldaks seda. See oleks nagu kõige hullem see, et nagu millest sa räägid. Et see on nagu päris hube oleks. Ja mis minu jaoks tuleb sellega ette on see, et noh, inimene on oma olemuse tihti vastuoluline iseendaga ka, eks ole. Ja kui keegi ütleb mulle, et kuule seda, mis sa siin ütled ja kuule seda, mis sa siin ütled, siin on konflikt, et siis ma ei eita konflikti, vaid ma ütlen, on küll jah, tõesti. Ja ma teen korrektuuri oma peas mingisuguses, kuidas need asjad tegelikult peaksid käima. Et see on see, kuidas minusugusest homofoobist on saanud liberast ja kõike seda, et noh, tegelikult seal oligi, et okei, nii, selge, okei, mingid asjad on elus ümber hinnata lihtsalt. Et ma tahan olla avatud nagu muutumisele, et selline sügav süsteemi mitte usaldamine ja kõik see, ma leian, et see on vaimsele tervisele juba kahjulik. Aga võtame siis väikse intervjuu kokku sellega, et mida te soovitaksite võhkarite poolt turundussemiotika tudengile, kes siis lõpuks osaleb õppeaines või kuulab ka kaasa arvatud seda intervjuud? Nagu üldises, mida ma nagu tudengile soovitaks? Tee kõik asja paremini kui mina, et loe rohkem kui mina loen, kõike seda ja siis otse loomulikult ürita argumenteerida, ürita teisest inimesest aru saada, et see on see, mida teatrikool mulle väga palju õpetas, et hästi palju aitab see, kui sa üritad teisest inimesest aru saada, miks ta nii mõtleb, hoolimata sellest, kui tema mingisugune selline tema moraalisüsteemi mingi osa on sinu jaoks täiesti vastuvõetamatu, siis ürita aru saada sellest tema moraalisüsteemist ja läbi selle mõelda, et siis võib-olla sa saad aru, et mingid asjad, mis ta ütleb, ta ei ütle sellepärast, et ta tahab nõme olla, vaid ta päriselt usub seda. Ja kui ta päriselt usub, siis sinu vastu lähenemine on ju teistsugune kohe peab olema, et sa ei saa, sa oled lihtsalt nõme praegu, siis sa pead seletama ja sa pead vestlema. Ja üleüldiselt ei tohi, ma ei tea, ole chill, veits nagu see ka. Ongi see sama hetk, vaata, kõik nii ilusti öeldi ära praegu lihtsalt, et ma siis ütlen jaa. Ja nii ma tunnen ennast alasti. Et ma ei ole kunagi ülikoolis käinud seega, selles mõttes mul on väga raske hakata ütlema endast targematele inimestele, mida nemad tegema peaksid. Et selle koha pealt
kuigi ülim tarkus teistpidi võib olla see, et sa usaldad inimesi, kes võivad olla sinust targem ja olla ise veel targem läbi selle. Aga minu jaoks on suurim kompliment see, kui inimesed, kes on minust targemad, kuulavad Võhkarid neid. Aga väga suurepärane, et olite nõus osalema selles väikse intervjuus. Aitäh teile! Aitäh sulle!